Aga tere siis, täna on meil siis külas Joel ja, ja Joel on siis, räägib täna meile lausa kahest koolist, mitte ühest koolist. Ja kuna ta on käinud Audentases, siis me mõtlesime, et me siis küsime tema käest natukene gümnaasiumi baasil ka infot ja siis uurime, kuhu tema on edasi õppima läinud. Et tere, Joel. Tere, Merlis. Nii, aga alustakski siis sellest Audentesest, et kuidas sa sinna kooli õppima läksid üldse? Kusjuures see tuli minule endale ka tol hetkel võrdlemisi ootamatult. See oli 2015 vist märtsikuu, kui Vastseliinas trennis olles treener pakkus välja, et Audenteses nagu avatakse see sisseastumine, et äkki helistaks siis Tallinna odaviske treenerile. Mõeldud tehtud ja siis tegelikult hakkaski, ma arvan, mingi nädal-paar veel mõtlesin selle otsuse üle ja siis sai see avaldus sisse antud, et tahaks Tallinna Audentese spordigümnaasiumisse õppima minna. Ja tegelikult treeneri nõusolek oli olemas, siis see protsess algas nii pihta, et tegelikult saadetakse siis vastavale alaliidule need nimed, kes tahavad tulla Audentesesse. Et sul peab olema mingi sportlik tulemus ette näidata selle jaoks. Pluss siis koha peal oli veel eesti keele, inglise keele ja matemaatika taseme teadmiseks ja siis vestlus veel. Et tegelikult hakkas märtsis pihta, mais äkki või aprillis olid need katsed ja siis suvel said teada, kas saab või ei saa. Aga ma küsingi siis mingid nippe ka, et mis tuleb teha, et saada siis lihtsamini või paremini või kindlamalt sinna Audentesesse sisse? Ma tean, et siin Vastseliinast ja Võrumaalt on päris paljud käinud Otepää Audenteses, kus siis on nagu talvealad ja suusaalad. Aga Tallinnasse vist väga pole saanud ja need nipid, kuidas sinna saada. Eks sul peab olema siis vastav eriala taust, et kas sa oled siis korvpall, võrkpall, kergejõustik või käsipall või siuke nagu erialane harrastus ja armastus olema. Et minu kasuks rääkis see, et sellel samal suvel ma sain Eesti meistrivõistlustel teise koha. Et see oli siuke minu jaoks siuke kindlustunne, mis mind sinna kooli nagu aitas. Et nipid on kindlasti see, et teha hoolega trenni ja tunda rõõmu sellest, mis sa teed. Et ettevalmistuse poole pealt ainuke asi on see, et tuleb päris korralikuks nagu koormuseks ennast valmis saada, et võrreldes tavagümnaasiumiga, kus sul on võib-olla kehalisi, ma arvan, 2-3 korda nädalas, siis minul tuli treeningtunde 20, ligi 20 juurde. Ehk siis natukene teistmoodi kui tavagümnaasium. Aga kuidas see õppimine seal üldse välja näeb ja kas seal lõpetatakse 3 aastaga ära nagu tavaliselt gümnaasiumis või mõnikord läheb isegi pikemaks? Mõnikord läheb pikemaks, kui sul on head tulemused, siis sa võid viimast 12. klassi võtta 2 aasta peale ehk pikendada, ehk saad veel rohkem spordi tegemisele keskenduda. Mina lõpetasin 3 aastaga. Seal on treening, igapäevane õppetöö on 2 vahetuses. Minu kergejõustiklased käisid niimoodi, et hommikul olime 2-3 tundi koolis, alustasime siis 8:30. Seejärel tegime päeva esimese trenni, mis oli siis tavaliselt 2-3 tundi. Pärast seda kas siis söök või tagasi kooli ja õhtul 5 ajal lõpetasime võib-olla nagu mõned gümnasistidki, aga siis tuli päeva teine trenn ka. Ehk esmaspäev, teisipäev ja neljapäev olid 2 trenni, kolmapäev ja reede oli 1. Et tegelikult haridus on sama, mis gümnaasiumis, kõik ained, mis peavad olema, on tehtud, et lihtsalt päevad on pikemad, sellepärast, et kui kuhule peab trennid mahutama, aga tegelikult selle üldhariduse poole pealt on kõik olemas, mis nagu peab. Aga kus kohas seal Audenteses elatakse üldse? Kui sa Tallinnast oled, siis sul on variant see, et sa käid kodust, aga tegelikult hästi palju kasutavad seda varianti, et seal on
üliõpilas, seal on ühiselamu ja see on kõik nagu ühe hoovi peal, ehk siis põhimõtteliselt ühikast kooli ukseni on sihuke, ma arvan, 300-400 meetrit, et saad rahulikult hommikul 10 minutit varem koti selga visata ja kooli minna ja siis treeningkohad ka. Ujula, spordihall, kõik on sealsamas ehk sinna saab isegi koolist minna nii, et sa ei pea õue vahepeal minema. Et kõik on ühe koha peal, saab ilusti teha. Aga siis mõtlengi seda, et kas seal on see söömine ka kooli poolt ja kuidas see elamine on, kas see on kooli poolt või tuleb ise tasuda, ja kas kooli poolt on mingit sellist rahalist tuge ja toetust olemas? Kuna õppursportlane, kes Audentesesse nagu õppima pääseb ja sellest nagu sõelast läbi saab, et tema tegelikult on riigi stipendiumil ehk siis treenimine, õppimine, elamine, söömine, kõik tuleb riigi poolt, et ise midagi maksma ei pea, siis ainult see, kui sa tahad õhtul üle tee Selveris käia, midagi võtta või endale elu mugavamaks teha, et selle pead omast taskust muretsema, aga selles mõttes kõik ja taastusravi ka, arsti tugi, mis nagu mainimata jäi, et see on nagu kooli poolt. Söökla on kohe ühiselamu kõrval ja selle eest eraldi tasuma ei pea. Et muid stipendiumeid seal nagu sellepärast ei olegi, et kuna kõik on juba nagu hüvitatud, et saad keskenduda õppimisele ja treenimisele. Aga mis sa arvad, mis selle kooli plussid-miinused on siis? Plussid on see, et ta on kindlasti ainulaadne Eestis, et kui sa oled juba põhikoolis siis sporditaustaga ja tahad, et gümnaasiumis midagi nagu teistmoodi proovida või tunda saada, milline see profisportlase elu tegelikult võiks olla, siis nagu ainukene variant Eestis ja kindlasti tasub proovida, kui oled perspektiivikas. Miinuse koha pealt on veel selle, et pead olema päris hea ajaplaneerija ja sellele koormusele nagu vastupidamine, et esimesed kuud kindlasti on paras šokk, aga et seal tuleb ise järjepidev olla, et tegelikult kui sa ikkagi õhtul pühendad natukene aega õppimisele ja teed asju mõistusega, siis ma arvan, et saab hakkama, aga lihtne on kuskilt nagu järgi anda, et lihtsalt nagu nii palju aega läheb igapäevaste tegevuste peale, et tuleb ise olla lihtsalt tubli ja tugev. Aga mis sa arvad, mis on veel oluline teada selle kooli kohta? Et vaheajad näiteks on samal ajal nagu on tavakoolis, et selles mõttes ei ole midagi erinevat ja selle kooli puhul kevadel päris paljud käivad näiteks välislaagrites kuskil vormi tegemas, kui sul suvel on näiteks hooaeg ja võistkonnaaladel päris paljud, kuna nad nüüd oledki kuskil kaugemal näiteks Tallinnasse tulnud, sa saad siis kas Audentes enda tiimi esindada või mõne teise Tallinna tiimi all näiteks ennast nagu proovile panna. Et siuke kindlasti suur eelis. Ja nagu enne mainisin, et 12. klassi saab siis 2 aasta peale võtta. Et osad tuttavad on seda kasutanud, et jaotan need 12. klassi ained ära endal aastate peale. Jääb rohkem vaba aega, saad põhjalikumalt teha ja lisaks on siis see, et ise valid, kas teed eksamid esimesel aastal ära, teine aasta mureta või siis vajadusel teed teine aasta ka, kui tahad midagi paremini teha. Ja lisaks eriline asi veel see, et saab treeneri paberid tegelikult ka kolmanda taseme kätte, mis on siis algtase, et vajalikud tunnid ja koolitused ja eksamid nagu on kooli poolt, et kui seda soovi on ka, siis saab edasi treenerina tegutseda ja ennast edasi arendada. Siis ma küsin seda, et kas seal tehakse ka ainult sporti või on veel midagi lisaks, mida saab väljaspool kooli teha? Kusjuures jah, et sport on ikkagi see, mille peal on fookus. Tihti arvatakse ja kui mina sinna ka läksin, siis vastamas arvati, et see hariduse pool nagu jääb väga lonkama selle pärast. Aga tegelikult, kui
ise pingutada, siis saab ka väga hea hariduse. Et niimoodi, et mina ütleksin, et ikkagi selle koha pealt on asi enda kätes teha, et mina ikkagi võimalusel nagu soovitan. Aga mõtlen seda, et siis sai see gümnaasiumi osa läbi ja siis sa mõtlesid, et sportlaskarjääriga ei jätka või kuidas see edasiõppimine siis alguse sai? 11. klassis ma teadsin, et ma tahan minna kaitseväkke, et selle ära teha. Ehk siis ma andsin endal paberid juba 11. klassi suvel sisse. Ma teadsin, et peale gümnaasiumit lähen. Ehk siis sportlaskarjääri mõte oli endiselt elus ja kaitseväes olles, et see vorm küll nagu erialane vorm natukene langes, aga oli siuke nagu tore 8 kuud eemal. Et ma sain endal kahjuks seal nagu üks nõmeda vigastuse juurde ja siis pärast kaitseväest tulekut ma küll nagu suvel võistlesin, aga oli siuke üsna keeruline hooaeg. Et kuna seal kaitseväes ja ülikooli tõttu tekkis neid kõrvaltegevusi nii palju, siis ma ikkagi spordiga tegelen edasi, aga see tippspordi nagu suund või tulevik, et selle poole ma hetkel ei pürgi, et sihuke aktiivne eluviis ja võistlemine ikkagi on nagu sellel suvel ka plaanis, aga need on selles mõttes erinev ikkagi sellest, mis oleks siis 2 korda päevas treenimine ja spordi nagu nimel pingutamine. Aga kus sa praegust õpid? Praegust nüüd teine kursus läheb Tallinna Ülikoolis, õpin reklaami suhtekorraldust, et kuulub, võib-olla mõni teab seda BFM-i nimega, et kuulub Balti Filmimeedia ja Kunsti- ja Kommunikatsiooni Instituudi alla, et hästi keeruline nimi, aga vahepeal kutsume ennast BFM-iks. Ja kuidas see otsus tekkis, et just see on õige eriala ja jah? Kusjuures ma olen nüüd varasemaid episoodega vaadanud, et siin on 2 varianti tavaliselt, et kas sa tead juba varakult, kuhu sa minna tahad või siis on see, et 12. sa hakkad mõtlema. Mina olin see teine, et ma ka 12. poole pealt, kusjuures täpselt ei teadnud veel, mis ma teha tahan, et hästi loogiline oleks olnud minna kehakultuuri muidugi, mis mind ka kutsus. Aga see reklaami suhtekorraldus tuli mulle võrdlemisi juhuslikult, kui ma käisin ülikoolide erinevaid bakalaureuse kavasid läbi ja see jäi nagu silma, et just selle nagu loovuse ja valdkonna huvi tõttu ja siis ma otsustasin sinna kandideerida, et ma kandideerisin enne kaitseväkke minekut, ma teadsin, et siin on suur tung, oli 200 tahtjat, 15 kohta. Ja ma teadsin, et kuna ma lähen kaitseväkke, siis ma proovin esimene kord ma sisse ei saanud. Ja siis ma teadsin, et pärast kaitseväge ma teen veel rohkem eeltööd ja ma proovin nagu teist korda. Pärast kaitseväge läks nagu kõik õnneks ja nüüd teine aasta hakkab läbi saama. Ütlen, et väga, väga õige ja tore valik. Aga siis võikski küsida seda, et kuidas see sisseastumine välja nägi ja miks see esimesel aastal ei õnnestunud ja teisel aastal siis õnnestus, et mis sa siis sisseastumiseks teistmoodi tegid? Esimene aasta ma esimese vooru, mis on siis kirjandi kirjutamine, läbisin edukalt ja teine voor on siis komisjoni ees põhimõtteliselt enda tutvustamine ja siis ka mingi proovilesannete lahendamine, et seal komisjoni eesotsas oli selline Eesti reklaami suurkuju nagu Linnar Priimägi ja esimene kord ta küll tundis mind kuskilt ära, ta teadis, et ma olen väiksest kohast ja ma olen sportlane, ma polnud temaga mitte kunagi varem kokku puutunud ja ta kutsus mind näiteringi ka, aga millegipärast ma põrusin natukene teemavalikuga, et mulle näidati mingit reklaami ja ma pidin sellest rääkima hakkama ja ma viisin selle jutu kuidagi
moevaldkonda, millest ma ise tegelikult väga midagi ei jaga ja ma lihtsalt rääkisin talle nii suure augu sisse, et ma sealt nagu välja rabeleda oli keeruline. Teine aasta ma juba teadsin, mis mind ees ootab, kirjandi kirjutamine mulle meeldis. Sellest sain ka teine aasta läbi ja lihtsalt siis nii-öelda sellest vestlusvoorust ma natukene olin targem, valisin oma sõnu rohkem, ma lugesin erialast kirjandust varasemalt ja see teine nagu vestlus möödus nagu kuidagi hästi mõnusas keskkonnas ja kõigil oli tore ja siis lõpuks mind valiti selle nagu 15 sekka. Mõtlesin, et komisjon vaatas, et kui seekord vastu ei võta, siis tuleb järgmine aasta ka. Katsetab seni ka, kuni vastu võetakse. Kindlasti siin peabki selles mõttes olema järjepidev, et ma arvan, et mul jäi siuke tunne küll, et Linnar mäletas mind esimesest aastast. Eks muidugi pead olema järjepidev, et see näitab seda, et sul tegelikult on huvi, mitte et sa lihtsalt ei proovi. Ja tundubki, ma arvan, et nii päris paljudel on selline asi, et nad tahavad kuskile kindlasti kohta sisse saada ja siis ei saa. Ja siis kõige rumalam otsus on see, et lähen midagi lihtsalt õppima. Et sinul oli selles mõttes hea, et see sõjaväe aasta, mõned on siis läinudki selliste 1 aasta asja õppima või siis kuskile tööle, et minu arust on ka hästi oluline nagu õppida sellest kogemusest ja siis minna siis päriselt sinna, kui sa tahad ja nagu analüüsida, mis sa teinud oled. Aga ma soovitan ühte asja ja soovitan plaan B ikkagi selles mõttes ka, kuna enamus ülikoolides saab valida maksimaalselt 2 eriala, kuhu sa kandideerid. Et mina võtsin tegelikult teine aasta, võtsin endale kehakultuuri ka, et tegin seal katse. Jooksin, ujusin, mängisin võrkpalli ja siis oli veel oli vestlus ka, et tegin need ka läbi ja ma sain sinna ka sisse. Siis mul oligi nii-öelda valikuvõimalus, aga kuna süda nagu oli aasta aega oli kripeldanud, et ma reklaami ei saanud esimene aasta, siis ma nagu pärast mingi päeva mõtlemist tegin avalduse sinna sisse ja et nii ta läks, et selles mõttes plaan B võiks olla ka, et siis võib-olla ei ole nagu nii palju pingeid selle 1 kaardi peal. Aga mõtlengi seda, et teisel aastal sa vist juba teadsid, kuidas sisse astuda, aga mis sa arvad, mis see üldine teadmine on selle kohta, et mida enne sisseastumist peaks kohe kindlasti teadma ja mida võib-olla sa esimesel aastal ei teadnud ja teisel aastal teadsid? Esimesel aastal oli lihtsalt see pinge oli nagu hoopis teine, et muidugi ei saa minna hullult enesekindlalt peale, et ma nüüd teist korda tulen kirjutama kirjandit, ma nüüd tean, mis ma teen. Iga aasta on nagu teema oli nagu teine, et ma arvan, ülikooli astudes kindlasti peakski selle erialaga tutvuma, võtma selle kodulehelt lahti, vaatama, mida seal pakutakse, et mida see aine tegelikult sisaldab selle nime taga ka, et sul ei oleks seda võib-olla pettumust, kui sa sisse saad. Ja sisseastumiseks enamustel on välja toodud, mis sa võiks teada. Üks asi ongi see erialane kirjandus, siis võiks olla lihtsalt lai silmaring, mis selles valdkonnas võib-olla viimasel ajal toimunud on, mis üldse Eestis toimub, et sa saaksid mingi mõtteid nagu arendada. Ja ma arvan, et kolmandana võib-olla ongi see, et tegelikult peab ikka enesekindel ka olema, et natukene julgust, et sa ei saa põdema minna sinna. Et isegi kui see konkurents on kõva, siis tuleb minna enesekindlalt peale. Aga kuidas siis Tallinna Ülikooli see õppimine sinu erialal välja näeb? Kõigepealt üldse see ülikoolis õppimine võrreldes gümnaasiumist tulles, kogu see akadeemiline keskkond ja see, et tegelikult loengutes keegi ei kirjuta üles, keegi panna tähele, kes puudu on, et sa pead nagu ise endale järgi ajama. Aga õppimine, mina reklaami suhtekorraldus on ainult nagu päevases õppes, ehk siis minul tavaliselt on ikkagi nädalast 4 või 3 päeva on nagu ülikoolis aineid, nüüd siis küll Zoomi teel, on nii hommikul kui ka õhtul. Ja
eriala, kõik nagu ained toetavad selles mõttes seda eriala. Loov nagu ainest on üsnagi väga mitmekülgne, mis mulle meeldib, et on nii avalikku esinemist, kirjutamist, reklaami, stsenaristikat ja siis veel igasuguseid kommunikatsiooni asju. Et selles mõttes on see ülikoolis need ained ägedad ja ülikooli tulles ma algul tegelikult elasin ka ülikooli ühikas, et ka see oli teistmoodi võrreldes siis Audentese omaga. Ma küll pool aastat olin seal, aga et see oli kohe ülikooli kõrval, et oli hästi mõnus käia jälle samamoodi. Aga kus siis see otsus tuli, et ühikas enam ei sobi või jah, et lihtsalt otsustasid, lähed kuskile mujale elama? Selle ühikaga oli see, kuna alguses ma läksin sinna Audentese klassivennaga koos elama, kuna meil ei olnud korteriplaani tol hetkel kummalgi ja oli hea lähedal käia. Aga siis, kui ma olin pool aastat ära käinud, siis selle aja jooksul mul oli tekkinud silmarõõm ja siis me kolisime kokku. Okay. Et selles mõttes kolisin korterisse elama. Aga siis ma küsiks seda, et kui Audenteses oli kõik niisama, et elamine, söömine ja kõik muu, siis missugust seda tuge pakub see Tallinna Ülikool siis tudengitele? Eks see ülikool ole selle mõttes kindlasti hea ikkagi korralik nagu täiskasvanu ellu sukeldumine selle koha pealt, et saad sisse ja sul on ju õppimine tasuta, mis tegelikult on juba privileeg, aga kõik see ülejäänud asi, jah, et ongi see elamine ühikas. Meil oli toast üks inimene pidi maksma 85 eurot kuus kuskil. Ja no siis muidugi kõik söök ja jook ja kõik endal vaba aeg sisustada. Et tegelikult paljud kursusekaaslased, ka minagi hakkasin ka ülikooli kõrvalt tööl käima, et andsin Audenteses siis lastele kergejõustikutreeninguid, praeguseni ka annan. Ja siis oli sobitasin need kuidagi enda ülikooli õpingutega, et paljud käivad ka tegelikult täiskohaga tööl, et see on tegelikult paras planeerimise meisterklass, see ülikooli elu. Aga õnneks ülikooli poolt, kui sa teed oma ainepunktid ära, siis saadki tasuta õppida. Ja lisaks, kui sa peaksid heade või väga heade tulemustega õppima, siis on võimalik ka erinevaid stipendiumeid taotleda. Ja lisaks siis ka veel, kui oled vähem kindlustatud peres, siis on ka erinevaid toimetuleku toetusi ja kui sa lähed mingi projektiga kuhugile, siis saad ka selle jaoks taotleda, et selle mõttes neid variante on. Aga mingi sissetulek peab ikkagi tihti olema endal ka või siis vanemate toel. Aga ma küsingi seda, et mis sa arvad, kes see kõige parem inimene on, kelle poole pöörduda kõikide nende toetuste puhul? Toetuste puhul olenevalt ülikoolis, Tallinna Ülikoolis meil selle mõttes on igal siis instituudil on oma õppenõustaja, kui sa tahad mingi õppeasjadega nagu abi saada. Ja lisaks nende stipendiumiga, ma pole nüüd täpselt järgi vaadanud, aga kindlasti seal on need meiliaadressid ka, kuhu sa nagu pöördud, et see on nagu üsna hästi lahti seletatud, kes mida saab, kes kuna saab. Et tegelikult juhtumipõhiselt sa tuleks uurida, et kui sa heade tulemuste peale õpid või et kui sa peaksid kvalifitseeruma mingite nagu nõuete alla, et siis kas siis pöörduda ülikooli poole või siis ise uurida sealt kodulehe avarustest. Aga mis selle kooli plussid-miinused on? Tallinna Ülikool kõige rohkem ilmselt võrreldakse seda Tallinna Tehnikaülikooliga, siis ma ei ütleks, et see on nagu miinus, on minu jaoks pigem on see pluss, et Tallinna Ülikool tegeleb rohkem sükeste loovate asjadega, et Tallinna Tehnikaülikool näiteks on rohkem tehniline
et siukest just BFM eriti, et kui sulle meeldib siuke, ma ei tea, lood mingid visuaalseid või asju või tegeled siukse alaga, siis on see kindlasti nagu siuke hea väljund. Miinusena mina toon välja seda, et see asub natukene kaugel. Ma elan ise teisel pool linna, et peab nagu, et Tallinna Ülikool on selles mõttes logistiliselt on keerulisemas kohas. Aga plussidena veel tooks välja seda võib-olla erinevaid siis need projekte, mida ka kool pakub, et kas siis on selleks Erasmus, mis on ka paljudes kohtades juba gümnaasiumis kokku puutunud, et selles mõttes saad ka sellega minna välismaale õppima, näiteks ülikoolist. Ja Tallinna Ülikool on minu arust igati mõnus koht, kus õppida. Aga kas selles koolis on midagi sellist, mille puhul peaks midagi spetsiifilist välja tooma, et kas seal on midagi sellist olulist, mida peaks selline õppur teadma? Kõige olulisem, ma arvan, on ikkagi nagu need erialased sisseastumised, et mõnel on toimunud need suvel, mõnel on varem, mõni erialal on mingid portfooliod üldsegi. Aga et see, et kui sa nüüd juba oled ülikoolis sees või see, et sa just valid Tallinna Ülikooli, siis mingit sugust nagu erilist asja ma välja oska tuua, et üsna sarnane ülesehitus minu arvates on Eesti ülikoolidel. Aga kui Audentse ajal väga väljaspool kooli tegevusteks aega jäänud, et kuidas siis praegust on ja kas ülikooli poolt on ka mingid selliste lisategevusi pakutud, et või on võimalik seal teha midagi muud? Ülikooli koha pealt, ega ma ütleks, et aega väga palju rohkem on, sellepärast et see õpingute maht on võib-olla kasvanud ja pluss siis tööl käimine. Et seda vaba aega, no eks ikka leiab, kas siis nädalavahetusel või õhtuti. Ehk see sisustab tavaliselt ka siis sportimisega ikka seda läheb ka, aga ongi ju siis huvitegevus, vaba aeg. Ülikooli poole pealt meil sai nüüd üle-eelmine aasta sai eelmine aasta sai jõusaal valmis, et uus maja, kus meil on jõusaal ja näiteks pallimängude saal. Et saab siis ülikooli, ma ei tea, pärast tunde tahad, lähed kohe samas majas, käid jõusaalis ka tiiru ära näiteks. Siis ise korraldasin näiteks tervisenädalat sellel õppeaastal, et kõigile üliõpilastele me ikkagi mingi aja tagant toimub nüüd ühisüritusi. Traditsioonilist on ka siis nii-öelda uute tulijate ristimised, rebaste ristimised ja erialade lõikes on ka siukseid toredaid üritusi, kus saavad siis nii-öelda 3 aasta tudengid näiteks kokku ja omavahel nagu kommunikeerida. Ja ülikool siis, kui me olime ikkagi kohapeal õppisime, toimus kõvasti rohkem neid asju. Et igav hakkab, see on nagu väga vähe tõenäoline, et pigem on ikkagi see, et sul jääb aega puudu, et sa pead valikuid tegema, mida sa teed ja mida sa võib-olla lükkad siis edasi. Aga mis sinu soovitused on siis edasiõppimiseks? Mina soovitan võtta natukene aeg maha enne kui otsustada, et mitte nagu minna võib-olla esimese emotsiooni pealt. Teha enne uuringuid. Kindlasti mis ma ise tegin ka, ma võtsin mingi üle-eestiline leht, kus on kõikide ülikoolide erialad välja toodud nagu tabelina. Ja ma lihtsalt hakkasin neid üsna tuimalt läbi klõpsima lihtsalt puhtalt selle pealkirja pealt. Salvestasin ära, lugesin läbi, siis andsin natukene aega endale seedimiseks ja siis tulin, ma arvan, mingi nädala pärast vaatasin uuesti need läbi. Eks lõpuks niimoodi nagu valisin need välja. Et kindlasti ülikoolide seas nagu valikut on.
hästi palju määrab ära ka, et tegelikult mis plaanid sul on, et mina näiteks välistasin, et mina ei taha Tartusse õppima minna ja ring jäi kohe kitsamaks selles mõttes, et samas on ka kõik teed vallad, võib-olla kui tahadki kuhugile uude keskkonda minna, siis miks mitte tutvuda ka nende võimalustega, et Tallinna Ülikoolil on ka ju erinevaid kolledžeid üle Eesti, et kus on teisi erialasid ja samuti on ka teistel koolidel, et miks mitte tegelikult minna kuhugile siis uude kohta. Et minul lihtsalt hetkel on ülejäänud asju nii palju, mis toimuvad Tallinnas, et mina nagu baseerusin selle põhjal siia, aga valikut on, ma arvan, tuleb kuskilt otsast pihta hakata, et lihtsalt võtta ette ja hakata uurima. Aga kuidas selline gümnaasiumiõpilane siis saaks ise endale selgeks teha, et mis see sobilik eriala on, mida edasi õppima minna? Ja kuidas see sinule eriala selgeks saamine siis ikkagi käis, et kas sa tegid selles valdkonnas midagi või see lihtsalt tundus huvitav või? Tagantjärgi vaadates tundub igati loogiline, miks ma selle valiku tegin. Et mulle meeldis tekste kirjutada, mulle meeldis, ma ei tea, suhelda, esitlusi teha ja mulle meeldis siuksed nagu lahtisemad võib-olla ülesanded koolist ka. Et eesti keele kirjanduse tunnid olid ühed minu nagu lemmikumad, mis nagu tagantjärgi vaadates igati soosib seda reklaami- ja suhtekorralduse eriala. Et aga kui nüüd ise anda nõu nendele, kes praegu on põhikooli lõpuklassides või gümnaasiumis ja mõtlevad, et kuhu edasi, siis tegelikult mõeldagi nende tegevuste peale, mida sa võib-olla koolis teedki siis nagu hea tujuga, et sulle meeldib neid asju teha või neid, mis sa nagu kooliväliselt paned ise tähele, mille peale sa oma aega nagu panustad. Et tegelikult sealt tuleb hästi palju vihjeid, mis see võiks olla, mis sulle nagu meeldib, et minu arvates on hästi lihtne siis seda eriala nagu õppida, et sa ei tee seda vägisi, vaid sa ei tee seda paberi pärast, vaid sa teedki, et sulle meeldib kogu see protsess ja seal sees olla ka. Võib-olla ennast nii-öelda nagu kõrvalt vaadates ma arvan, et võiks päris häid vihjeid saada, mis asi see olla võiks. Ja võib-olla oskavad lähedased ka soovitada, aga alati on see, et lõpuks pead ikkagi ise otsustama, et ei saa nagu lähedaste arvamustele ka liiga palju tugineda. Aga Joel, aitäh sulle nendest enda kogemusest rääkimisest ja sellest soovituste jagamisest, et ma arvan, et sellest on väga palju kasu siis nendele, kes tahavad nüüd edasi õppima minna. Et aitäh sulle. Ma loodan ka ja kui keegi tundis, et mingi valdkonna jätsin nagu puutumata, siis saab alati juurde küsida, et võib-olla kõik ei tulnud esimese korraga meelde lihtsalt.